Tere tulemast Vertexi kodulehele. Täna räägime finantsprognoosimisest. Finantsprognoosimine on paljudele ettevõtjatele suhteliselt ebamugav ja aeganõudev tegevus. Seetõttu me oleme oma kodulehele üles laadinud tasuta kasutamiseks võimalikult lihtsa prognoosimise mudeli. Selleks peaksite minema kas siis alustava ettevõtja või tegutseva ettevõtja rubriiki. Me läheme siit tegutseva ettevõtja rubriiki ja siit minema abimaterjali osasse, mille alt leiate näidismudeli rahavoogude planeerimiseks. Klikkides sellele lingile avaneb teil selline Exceli fail. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on kasumi aruandega, kuid tegelikkuses on ikkagi tegemist prognoosimudeliga, mitte aruandega. Lihtsalt on välja kujunenud käibefraas kasumi aruande prognoos, näiteks Euroopa Liidu toetuste taotlemisel nõutud dokumentide hulgast võite sellise termini leida. Lisaks selle kasumi prognoosile on samal lehel ka rahavoogude prognoos, mis peamiselt täitub automaatselt. Nagu näete, siis käsitsi täitmiseks on mõeldud ainult sinised lahtrid ja rahavoogude prognoos on siin valdavalt juba automaatselt täituv. Ehk siis antud mudeli puhul toimub prognoosimine läbi kasumi, läbi realisatsiooni ehk läbi kasumi aruande mudeli. Nii, lähme natukene lähemale. Miks peaks olema nüüd kaks erinevat lehte? Miks ei saaks olla ainult kasumi prognoosimise mudel või rahavoogude prognoosimise mudel? Aga sellepärast, et näiteks kasumi aruandest leiame ka selliseid kulusid, mis tegelikult reaalse raha liikumisena ei eksisteeri. Näiteks on amortisatsioon. Amortisatsioon on kulu, mis kasumi aruandes kajastub, kuid reaalse raha liikumisena teda ei eksisteeri. Teisest küljest jällegi, kasumi aruandes on kõik kulud ja tulud ilma käibemaksuta. Nii, aga nüüd kui asuda täitma, siis tasuks arvesse võtta kõigepealt ühte asja. See mudel ei kajasta investeeringuid ega finantseerimist. Ehk siis, kui me tahame näiteks investeerida tootmisseadmetesse, siis investeeringu rida antud mudelis ei ole. Et antud mudel kajastab ainult tegevust, opereerimiskulusid ja tulusid, tegevuskulusid ja tulusid. Kui teil on plaanis investeerida ja kui teil on plaanis näiteks laenu võtta, siis laenust tulenevad laekumised ei kajastu samuti siin. Kuigi näiteks kui te võtate laenu, siis intressid kajastuvad ka selles mudelis, kuna intressid muutuvad siis jooksvaks tegevuskuluks. Nii, alustame siis näitlikult selle mudeli täitmisega. Oluline on teada siin, või arvestada siin, et kunagi ei saa hakata tulud laekuma enne kulusid. Järelikult me võiksime alustada pigem kulude poole pealt. Kulud on jaotatud muutuvkuludeks ja püsikuludeks. Vahest nimetatakse muutuvkulusid ka otsekuludeks, aga siin me oleme nimetanud muutuvkuludeks. Nüüd te olete pannud nendele oma tootegrupi nimed. Näiteks oletame, et tegemist on küünlatootjaga. Tootegrupi nimi on jõuluküünlad. Nii. Nüüd jõuluküünalde tootmiseks tehtud investeeringud on teil juba tehtud. Need ei kajastu siin. Finantseerimine, laenud, toetused on saadud. Nüüd hakkame planeerima tegevuskulusid. Ehk siis antud juhul muutuvkulude all on
on konkreetselt tootmiseks tehtavad kulud. Oletame, et käivitasite eelmise aasta novembris ja te ei ole jõudnud veel tootmisega alustada. Ja planeerite tootmisega alustada veebruarikuus. Seega muutuv kulus ehk siis tootmisega või teenindusettevõtete puhul teenindamisega otseselt seotud kulud algavad alles veebruaris. Oletame, et te peate loomulikult välja arvutama ja teadma, kui suured need tootmiskulud on. Et antud juhul võib näiteks võtta protsendi tootegrupi müügihinnast ja müügikäibest, siis saate selle siia tuletada. Oletame, et meie jõuluküünalde otsekulud ehk tootmiskulud on 1000 eurot. Tootegrupp 2 me praegu ei täida. Oletame, et meil on ainult üks tootegrupp praegu jõuluküünlad. Siin on töötasu. Selles muutuvkulude osas on mõeldud töötasuna tootmistööliste palgad või siis hooajaliste töötajate palgad. Ei tasu sellesse mudelisse panna kogu personali nimekirja. Lihtsustatult saab jagada nad palgaklassidesse. Näiteks hooajatöötaja palk on töötajate palgasumma, oletame, et neid on 3. Palgasumma kokku on 400 eurot selles veebruarikuus. Ja teil on üks tootmistöötaja palgaklassiga, et palgaklass 1 tähendab tavaliselt suuremat palka, et 3. palgaklassist hooajalisi töötajaid on teil 400 euro jagu ja teil on näiteks üks meister või tootmisjuht, kes saab 500 eurot. Teeme lihtsustatult, et meil jääks praegu siin midagi järgi ka. Nüüd palgaklass 2 meil hetkel tinglikult töötajaid ei ole. Puhkusetasu hetkel ei arvesta ja nüüd on meie mudel ise välja arvutanud sotsiaalmaksu ja töötuskindlustustasu. Siit näete valemit, kui te huvitab, et mille järgi ja saame teada kokku muutuvad kulud. Nii, nüüd need on püsikulude poole pealt on meil tavaliselt palju lihtsam. Me teame, palju meil on kontorirent, aga samas me peame arvestama ka, et kontorirent võib olla juba varem, kui me tegelikult tootma hakkame. Või see ei pruugi ka kontorirent olla, see võib olla ka tootmispindade rent. Oletame, et me maksame 100 eurot kuus ja võime kohe tõmmata selle joone lõpuni. Kui me teame, et meil on juba detsembrikuuni 100 eurot kontorirent. Siin on administratiivtöötajate tasu. Ehk siis põhikohaga töötajad, kes ei ole otseselt seotud tootmisega või teenindamisega. Need võib eraldada. See on siis otseselt tootmise või teenindamisega seotud töötajad, kui need on võimalik eristada. Ja nii-öelda administratiivtöötajate tasu. Oletame, et teil on palgatud nad juba jaanuaris ja teie administratiivtöötajate teil on juhataja, oletame üks juhataja, kes saab tinglikult 700 eurot kuus. Ja teil on üks assistent, kes saab vaatame 400 eurot kuus. Kui siin oleks 3 töötajat või 5 töötajat, siis me peaksime summeerima nende selle kuu kulu. Nii, nüüd me võime jälle rahulikult tõmmata neid jooni, kui me teame, et nende töötajate kulud jäävad
ka järgnevas kuus samaks. Kui nad jäävad kuni detsembrini samaks, siis me võime rahulikult tõmmata need jooned või need palgad kuni aasta lõpuni kohe ära. Siis ei ole pärast otsimist, et kust midagi puudu on. Samas võib tekkida olukord, kus meil tuleb juurde näiteks palgaklass 2 inimesi kokku 800 eurose kuu kuluga, palgakuluga, brutopalgakuluga siis. Nendes palgaarvestustes on juba tulumaks sees, et ainult puudub siis sotsiaalmaks ja töötuskindlustus, mis arvutatakse siin eraldi juurde. Ärme praegu puhkusetasuga eraldi tegele. Puhkusetasu on siis teatud kuus välja makstav seadusele vastav tasu, vastavalt siis selles kuus, kus töötajad puhkusele lähevad. See on äärmiselt oluline planeerida ette ära. Kui on puhkuse graafik, siis panna kohe juba puhkusetasu siia juurde. Nii, nüüd me jälle teame kontori kommunaalmakseid, et need võivad olla suhteliselt vahelduvad, et talvekuudel on rohkem, suvekuudel vähem. See, et kui need kulud muutuvad, see ei tähenda veel, et nad on muutuvad kulud. Muutuvate kuludena käsitletakse ikkagi tootmiseks või teenindamiseks otseselt tehtavad kulud. Et kui kontori kommunaalkulud muutuvad, siis nad jäävad ikkagi siia püsikulude lahtrisse, kuid nad võivad muutuda. 20 eurot kuus, teeme niisugust tinglikult. Ja aprillis läheb juba soojemaks, küttekulud vähenevad ja läheb siin niimoodi. Ma praegu hetkel edasi ei tee, et saate põhimõttest. Amortisatsioon nüüd sõltub varadest, et paljudel on soetatud varasid. Oletame, et teil on 10 000 euro eest varasid, mille amortisatsiooni määr on 2%. 2% aastas. Kinnisvara on näiteks 2% aastas. Teeme lihtsamalt. Näiteks Euroopa Liidu toetustega seotult on nõutud amortisatsiooni määr toetustega soetatud varale 20% aastas. Kui me jagame 20% 12-ga, siis me saame umbes 1,6% ja oletame, et meie varad maksavad 10 000 eurot, siis meil on 160 eurot